Maavõistlusel Riias Läti vastu vigastada saanud Eduard Elman taotleb alaliidult välja töötasu, mille ta on kaotanud töövõimetuse tõttu. Jalgpalliliit palub oma nõndanimetatud usaldusarstilt Mait Püümanilt kirjaliku seletuse Elmani vigase põlve kohta ja otsustab talle kaotsi läinud töökoha hüvituseks maksta 2 kuu jooksul kokku 16 000 marka. Ühtlasi otsustatakse, et edaspidi makstakse alaliidu eest mänginud ja osaliselt töövõimetuks jäänud palluritele toetust kuni lõpliku tervenemiseni, kui vigastuse on kinnitanud Jalgpalliliidu usaldusarst. Järgmisel 1928. aastal võtab esindajate kogu vastu määruse asutada jalgpallimängijate vigastuse ravimise fond. Jalgpalliliit annetab fondi iga kodu- ja välismaise võistluse pealt 5 krooni ning klubid iga liikme pealt 1 krooni aastas. Vastu võetakse ka vabatahtlikke annetusi. Ravitakse mängijaid, kes on viga saanud alaliidu egiidi all toimunud võistlustel. Samuti mängijaid, kes on vigastada saanud mängudel, mida on juhtinud alaliidu kohtunik. Raskemate vigastuste puhul, mis tingivad ajutise või eluaegse töökaotuse, otsustab toetuse suuruse komisjon. Mängija surma puhul jalgpalliväljakul makstakse omastele välja ühekordne toetus. Vigastuse tõttu kaotatud töötasu küsimust arutab alaliidu juhatus eraldi.